Tšau! Me oleme jälle TK Drift tiimi garaažis ja täna me teeme ühe vabas stiilis jutuajamise video lihtsalt. Kes märkas, kes ei märganud, siis mind esimese võistluse listis ei ole. Ja sellel on ka järgnevad põhjused. Nagu te kõik nägite, siis ma olen viimased 3-4 kuud jutti suhteliselt garaažis olnud ja üksinda ehitanud seda. Vahetevahel tulevad ka sõbrad appi, aga enamasti kogu aeg olen ma siin garaažis ja ehitan. Ja te kõik teate, kui kulukas see spordiala on, paljud ei tea, aga ma arvan, et päris paljud aimavad, et kui kulukas see kõik võib olla. Et võrreldes streetiga, kus sa ostsid seal paarisaja eurose kere ja panin endale mingi 500 eurose mootori vahele ja mõned catchcan'id külge, siis need asjad ei ole üldse võrreldavad. Nagu te nägite, olete näinud juba, et viimased kuud ma olen seda autot täiesti nullist ehitanud. Ja see lihtsalt osutus nii kulukaks ja need kulud tulid vahele niimoodi, et vahele tulid kulud, millest ma ei osanud isegi aimata. Ja see projekt osutus kallimaks, kui ma eeldasin, aga te olete näinud, et ma olen väga-väga palju vaeva näinud sellega ja videote tagant olen ma ka hästi palju tööd teinud ja näinud vaeva selle nimel, et ma saaks sõita, et ma saaks võistelda ja näidata ennast. Aga kahjuks ei õnnestu. Ja nüüd on see hetk, kus mul auto on põhimõtteliselt valmis, mul on nipet-näpet asjad lõpetada, millega ma saan jällegi hakkama, aga mul lihtsalt ei ole enam finantsi. Ja ma olen üritanud hakkama saada, aga seda on hästi raske teha ilma sponsoriteta. Ja olen ka üritanud sponsorid endale leida, aga siin, ütleme niimoodi, Eesti konnatiigis on seda hästi raske teha ilma sponsoriteta. Ja sponsorid mul kahjuks ka ei ole ja ainukesed inimesed, kes mind toetavad, on mu enda sõbrad. Ja ma olen siiralt tänulik sõpradele, et nad on mul olemas ja nad toetavad mind ja nad käivad mul vahepeal abis ja nad näevad, kui väga ma stragelin selle projektiga. Aga me ei kao siit mitte kuhugi. Meil on 2 videot veel tagataskust, milleks on dünapäev, kus me saime oma jõunumbrit teada, mida te näete juba peagi. Ja teine video on see, kuidas me jõudsime selle autoga esimest korda rajale. Ja see rajapäev ei oleks saanud reaalsuseks, kui mul oleks niisuguseid sõpru nagu Kevin Luige, Rauno Raadik, Raul Neiman ja ka ülejäänud Runnest Motorsport. Nad olid mulle rajal enda tiimi eest ja nad aitasid mulle silda paika kruttida ja ka pisemaid vigu parandada selleks, et ma saaks rajal võimalikult palju roolis olla ja tutvuda enda autoga. Aga mis seal ikka? Kas ma jõuan rajale? Ma ei tea. Millal ma võistlen esimest korda? Ei oska ma samuti vastata teile sellele küsimusele. Aga mul on see aasta ainult üks eesmärk. Ma soovin jõuda kas ühele võistlusele, et siis on mul eesmärk täidetud, ma tean, et mul on auto valmis ja küll ma näitan teile, mida ma rajal suudan teha. Aga nüüd lõpetame selle masetsemise ära ja näeme juba järgmises videos.